Ja nüüd räägime edasi, kuidas siis elu teises pooles oma elukohta valida, kuidas planeerida seda, kus me elame, mida me oma koduks peame, kas me peaksime oma kuskil võib-olla nooremas eas hangitud suure korteri vahetama väikse vastu, kuna see on taskukohasem. Kõige sellest tuleb nüüd rääkima meile Ingvar Allekand Toomus kinnisvarast ja selle ettekande teema ongi elukoha strateegiad ja kinnisvara planeerimine vanuse tõusmisel. Aitäh! Palun. Tervist! Kui ma veidi lingvistiliselt oma ettekande pealkirjale peaks lähenema, siis kinnisvara planeerimisega vanuses tegelevad ainult väga üksikud minusugused tegelased. Enamus, kes vanusesse jõuab, nad on selle kõige tarbijaks, mida meie teeme. Ja siin ongi siis selline teatav nagu paradoks või probleem peidus, et need üksikud, kes seda kinnisvara planeerivad, on pigem võib-olla nooremad või nende elukaar ei ole kõik läbi käidud ja kõik need kogemused, kuidas vanuses on parem kinnisvara tarbida, tegelikult puuduvad ja käib siuke veidi leiutamine, mida mingis mõttes tänane turuolukord või rahvastikutrendid, mis on hästi noorte perede ja ka keskealiste perede kesksed, tegelikult ei toeta. Korra igaks küsin, et kas ma oma selle pildiga saan ette, mida ma kruttima peaks. Okei. Et ühesõnaga, võib-olla siis alustaks sellest, et vanus laias laastus ei ole ju mitte midagi muud, kui on inimese vajaduste muutumine, mis siis tulenevad paljuski füüsilistest omadustest, tihtipeale ka vaimsetest omadustest, mis võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed, eks ole. Aga ja see kruttimine käib siis niimoodi, ja teisest küljest muutuvad ka vanusega võimalused, eks ole. Ja siin ongi niisugune küsimus peidus, et kas see on nüüd nagu probleem või see on võimalus, eks ole. Et pigem ma arvan, et vanus on võimalus, see tähendab seda, et su muutused toovad kaasa võimaluse liikudagi, käia kaasas oma füüsiliste vajadustega, isegi kui su sissetulekud vähenevad, siis tegelikult ka su tarbimisvajadused vähenevad. Vähemalt see on see, mida mina olen kas või isiklikus plaanis kogenud ja ka vaatan oma vanemaid ja nii edasi, et seltskonda, kes mu ümber on, eks ole. Aga see vajaduste muutus ei tähenda ainult mitte seda, et kui suurt pinda sul konkreetselt vaja on, vaid seal on tegelikult nagu terve hunnik kvaliteet kuni kas või nõrkvoolusüsteemideni välja, eks ole. Ja neid selles mõttes on äärmiselt keeruline planeerida, või nagu ehitamises sisse arvestada kinnisvara arenduses, kui tegelikult enamus tarbijaskonda, kes turul ringi liigub, ei ole üldse selles eas. Ja teine küsimus, mis sellega tekib, on siis ka see, et kas see vanus on siis nagu probleem või siis ma nimetasin seda nagu pensionifondiks, eks ole, et ma ei taha üldse laskuda kuidagi siin sellesse tänasesse pensionisüsteemi muudatuste temaatikasse, eks ole, aga Eestis me oleme nagu tohutult kinnisvara usku ja hästi palju tehakse oma, kuidas öelda, pensioniea panuseid siis kinnisvara positsioonidele. Et mujal maailmas tehakse seda loomulikult ka, lihtsalt mujal maailmas on alternatiivseid võimalusi rohkem kui meil, et meil on kuidagi need võimalused piiratud. Ja võib-olla siis üldse, millised need reaalsed tegevused, mida ma näen turul toimumas kinnisvara arendajana ja ühe Eesti suurima maaklerbüroo juhina, et esiteks kulude ja võimaluste ja ruumide downgrade imine on selline
tahaks öelda, et see on peamine, mida vanuse kasvades tehakse. Kahjuks tegelikult see ei ole peamine, et kõige peamine on see viimane selles listis, ehk siis mitte likviidsetes piirkondades inimesed ei saagi tegelikult mitte midagi teha, et neil ei ole võimalus midagi downgrade ida, sest nad on üsna downgrade itud olekus juba niikuinii, eks ole, et sealt on võimalik ainult upgrade ida, eks ole, kui selleks on ressursse. Et see on kasvav trend, et näiteks uusarendustes, mida me teeme, et meil ikkagi igas uues kortermajas on järjest rohkem neid kliente, kes müüvad maha oma eramuid, kolivad väiksematele pindadele, ei taha enam panustada hooldusele. Reaalsus on see, et kulud sellega enamasti ei vähene, sest et näiteks kortermaja ülalpidamine on märksa kulukam kui ühe eramu ülalpidamine, aga just see vaev, mis selle eramuga kaasneb, on see, millest tahetakse loobuda, eks ole. Nüüd teine selline strateegia, võib-olla isegi on seda strateegiaks nagu vale nimetada, on pigem protsess, mis nagu toimub, on see, et see 90ndate omandireform, kus ikkagi kogu elamufondi jagati elanikkonna vahel laiali ja see kõik toimus sisuliselt ikkagi nüüd juba pea 30 aastat tagasi varsti, eks ole. Et siis see on muutumas nagu võimaluseks toetada oma järeltulevat põlvkonda, eks ole, et need eluruumid, mis erastati, sõltumata siis sellest, kas see on Tallinnas Lasnamäel või Viljandis Männimäel, eks ole, et siis need on paljuski ilma hüpoteegita lähevad järgnevale põlvkonnale või siis ka juba ülejärgmisele põlvkonnale lisatagatiseks uute kodude soetamisel. Ja õnneks on Eesti laenuturg nagu nii palju reguleeritud, et üsna vähe on neid juhtumeid, kus see siis tegelikult selle vananeva põlvkonna jaoks lõpeb äärmiselt kehvasti ja need laenud jäävad teenindamata, lähevad täitemenetlusse. Need juhtumid on üsna harvad, et ma siin alati arvan, et peab olema ettevaatlik, aga liiga suurt traagikat selles osas ma ei arva, et siin täna Eestis on. Nüüd üks selline strateegia, mis minu arvates nagu järjest kogub pöördeid, on see, et annan oma Eesti kinnisvara siis üürile ja kolin soojale maale, eks ole. Et kui me vaatame Eesti elamise kulusid, siis ega need kuidagi pidi odavamad küll ei ole, kui kuskil paljudes, ma ei tea, Hispaanias, Tenerifel, kus iganes, eks ole, et tihti on nad kallimad kui mitmetes väga mõnusa kliimaga piirkondades, eks ole. Ja siin on tegelikult põhipõhjus see, et vanemad inimesed lihtsalt ei taha niimoodi kolida, et noorena võtad seljakoti ja tunned jubedalt rõõmu sellest, kuidas sa saad mööda maailma ringi käia, omada uusi kogemusi. Vanemana sa pigem tahaks võib-olla rahulikult kodus olla. Ja kui päike liiga kõvasti kõrvetab, siis see on ka nagu probleem. Üks selline pigem üsna vähe kasutatud strateegia on see, et müün oma tänase eluruumi maha, kolin hooldekodusse ja selle eluruumi finantsid on siis, peavad mind sisuliselt seal hooldekodus üleval. Et Villa Benita, mis on üks väga kallis hooldekodu, aga pakub ka kvaliteetset teenust tõenäoliselt, et nendel kindlasti, nendega ma olen nagu rääkinud, et neil on selline teenus olemas, kuidas siis olemasolev kinnisvara konverteerida pikaajaliseks nagu sissetulekuks ja mis katab neid hooldekodus elamise kulusid. Aga see, ma arvan, et see on ikkagi äärmiselt vähe kasutatud võimalus ja pigem on see probleem võib-olla selles, et korraldus on keeruline ja puuduvad sellised fondistruktuurid, kes võtaks selle tänase vara sisse ja konverteeriks selle pikaajaliseks nagu väljamakseteks. Et jah, sa saad müüa oma kodu maha, sa saad investeerida selle raha kuskile, ma ei tea, kas või börsil mingisugusesse ettevõttesse, oltame dividendi aktsiatesse, et siis sisuliselt loodetavasti saavutad sama tulemuse, aga võtad ka siis aktsiariski ja mingid sellised asjad vastu. Et võib-olla varem või hiljem keegi Eestis
kui nõudlus sellise asja järgi kasvab, siis paneb niisuguse fondi püsti. Ja kahjuks tõesti mittelikviidsetes piirkondades väga inimesed ei saagi midagi teha, see oli siis nagu listis viimane. Aga võib-olla üks eraldi teema, millele ma mõtlesin tähelepanu juhtida, on see, et kas eakad üldse meile nagu korda lähevad, eks ole. Et kui me vaatame sellist päris igapäevast elu kinnisvaraturul, eks ole, et siis jagaksin niisugust 3 tasemeks, et üks on niisugune linnaruumi kujundamine ja keskkonna loomine, teine on siis hoonete kujundamine ja 3. siis on konkreetselt ruumide planeerimine, et ma arvan, et siin ruumi parandamiseks on üksjagu ja mitte niivõrd sellepärast, et kõik alates linnavalitsusest kuni lõpetates arhitektidega oleks nagu hoolimatud, vaid lihtsalt turu olukord on selline, kus teenindatakse 20-ndates, 30-ndates, maks 40-ndates elanikkonda ja kogu nõudlus on paljuski perevajaduste ja laste vajaduste rahuldamisel suunatud ning sellist eakat klienti turul liigub äärmiselt vähe. Et näited siis on, eks ole, et jalgrattateed on meil palju, tehakse järjest juurde, aga jalakäija fooride tsüklid on nii lühikesed, et kui sa pead mingisuguse abivahendiga sealt sõiduteest üle saama, siis on üsna keeruline see. Mänguväljakuid tehakse järjest juurde, aga et paneks mingid malelaudu, kus vanainimesed saavad istuda ja sotsialiseeruda ilusa ilmaga, et neid tegelikult ei ole. Hoonete puhul samamoodi, et meil küll sellised põhivajadused on kaetud, et liftid on alates 4. korrusest nagu olemas, eks ole. Tasapisi juba tehakse ka kaldteesid trepikodadesse, aga ikkagi näiteks 1. korruse korterid, eks ole, põhinõudlus on suurematele peredele, kes siis ei pea väga suurte kottidega kõrgemale ronima. Aga vanemad inimesed eelistaks võib-olla olla just väiksemates korterites 1. korrusel. Ja parkimisnormid ka, eks ole, et kõik normid on üles ehitatud autodele ja jalgratastele, aga kus sa nüüd ratastooliga siis ühel hetkel liigelda saad, sellist normi mina ei ole veel nagu suutnud lugeda, eks ole. Küll aga olen ma juba tasapisi hakanud kokku puutuma sellega, et tuleb klient ratastooliga, ütleb, et ma ei mahu siit vannitoa uksest sisse, eks ole, et ruumi planeerimises nagu tasapisi, ma arvan, see hakkab nagu kohale jõudma, et võib-olla mingid kriitilised kohad, mida tuleks arvestada sellega, et sealt ka abivahenditega liikudes läbi saaks. Ja võib-olla siis siit edasi minnes, et mis siis vananemine üldse kinnisvaraturul minu arvates nagu muudab ja ühel hetkel me jõuame sellesse kohta, et me täna, ma arvan, rahvastikutrendi arvestades nagu jätkuvalt Eesti sünnitab palju, on noortele nagu orienteeritud, aga see 90-ndate beebibuumi aegne põlvkond, kes täna kütab hagu alla kinnisvaraturule, et see tasapisi aastatega hakkab kahanema ja ma arvan, et 10 aasta pärast me räägime nagu hoopis teises olukorras kõiki jutte, kui me täna siin oleme. Ja see tekitabki nagu küsimus, et milline siis näiteks nagu 10 aasta pärast nõudluse pakkumise tasakaal, eks ole, et täna jätame nagu märtsikuu kõrvale, mis nüüd mööda sai ja mis oli päris hullumeelne, eks ole, et siis ikkagi nõudlus on tugev ja julgen arvata, et Tallinna linnavalitsus ja ka paljud teised kohalikud omavalitsused lihtsalt ei suuda kütta peale ehitusõigust nii palju, kui seda tegelikult vaja oleks, mis siis kergitab ka teist küljest nagu ehitushindasid, eks ole. See ei ole muidugi ainuke põhjus igasugustes hindadega tõusus, eks ole. Ja kui see nõudluse pool tasapisi hakkab nagu ära langema, eks ole, siis jääb meile järgi hunnik elamufondi, mis vananeb, et mida me teeme vananeva elamufondiga. Et täna on meil Mustamäe juba 70 aastat vana, eks ole, praegune Eesti strateegia on see, et lähme renoveerimise teed, eks ole. Põhjus on lihtne, et kogu selles renoveerimises on päris palju sellist maksuraha kinni, et kui riik suunab toetusid renoveerimisse, et siis ta saab maksudena selle toetatud summat tegelikult nagu tagasi. Mõistlik plaan justkui, eks ole. Aga et kas see ka pikas perspektiivis selliselt nagu toimuda saab, eks ole, et kas seda vananev seltskond jõuab ka seda renoveerimist tulevikus tarbida, et
ma arvan, et siin on probleemid peidus, eks ole. Siis teine selline kriitiline koht on pensionisambad ja investeeringud, eks ole, et Eestis lihtsalt minu arvates on vähe alternatiive kinnisvarale investeeringute jaoks, et ma ei pea kui ma olen kinnisvara inimene ja mulle meeldib, et raha surutakse kinnisvaraturule, siis ma tegelikult ei pea seda õigeks, et oleks see nii kinnisvara usku ja muud, kuidas öelda, ettevõtlusvaldkonnad võib-olla siis selle võrra kannatavad, eks ole. Et majandus ei ole nagu päris tervikuna tasakaalus selle võrra minu arvates. Ja siis eraldi on muidugi ka trendid projekteerimises, eks ole, mis praegu on nagu ühtemoodi ja trendid alati ajas muutuvad, nii nagu riidemood, nii muutub ka kinnisvaramood, et ma ei tea, avatud köök, suletud köök, eks ole, versus siis abinuppudega sunroomid või siis ilma abinuppudeta sunroomid. Ja võib-olla lõpetuseks siis hoopis siuke meeleolukas pilt siia taustaks, et ma arvan, et võib-olla mõned kuulajad tunnevad ära, et see valge paat on seal 41-jalane Amel Euros ketš, millega siis, selle nimeks on Troll, millega siis üks paar, kes võib-olla, ma ei tea, kui eakaks neid nüüd täpselt nii pidada saab, eks ole, aga igatahes võtsid oma elus aja maha pärnakad ja reisisid 3 aastat mööda ümber maakera selle purjekaga, eks ole. Ja sellist seltskonda, kes vanemas eas loobub kinnisvara tarbimisest, neid on tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid inimesi maailma meredel, tõenäoliselt ka kõrbetes autodes, kus iganes nagu, eks ole. Et see on üks strateegia, et sa ei peagi tegelikult vanemas eas kinnisvara iseenesest tarbima. Muidugi sellel on mingil hetkel nagu piirid ja päris lõpuni, kuidas öelda, kahju oleks nagu kuskil Vaikse ookeani keskel surra oma paadis, eks ole, et pigem ikkagi teha seda koos lähedastega kuskil seal samas Pärnus kasvõi, eks ole. Aga mulle see strateegia meeldib ja kavatsen seda oma elus ellu viia. Nii, aga suur tänu, Ingvar Alekand, selle ettekande eest. Ja vaatame, kuidas me võib-olla tõesti kuskil paatidel hakkame hoopis olema, et ei pea oma seda kinnisvara mulli kasvatama ja siis hakkama muretsema selle pärast, et kellele see kõik veel pärandada edasi sealt. Jah, kliima soojenemine tõstab Läänemere taset seda võrd, et hakkame kortermaja tasemel paati müüma. Suur tänu. Okei, suur tänu te kuulamast ja kõik head teile. Suurepärane ettekanne.